Nii, tere ka minu poolt ja mina räägin siis täna Maaelu Teadmuskeskusest. Olen Barbi Märamaa, ETKi nõunik ja selle aasta vältel siis tegelenud lisaks mõnedele põhitööülesannetele ka Maaelu Teadmuskeskuse ehk siis Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse ühendamise protsessi juhtimisega. Nende asutuste poolelt vaatest siis. Miks me ühineme? Sellepärast, et koos olles oleme suuremad ja võimekamad. Ja tahame olla ettevõtjatele siis väga hea partner teadus- ja arenduskeskusena oma valdkonna tugi Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuste ja suuniste elluviimisel. Olulisel kohal on teadmussiire, nõuandeteenuste ja innovatsiooniteenuste koondamine ja selle vahendamine sektorile. Nüüd ma lähtun oma ettekandes just sellest seemine tootja ja taimekasvataja vaatest, ehk siis ma täna ei keskendu niivõrd sellele, mida me hakkame edaspidi tegema ja sellele poole, vaid just sellele ühendamise teatud punktidele. Et meie oluline lähtepunkt siin on olnudki selle ühendamise juures see, et mõlema asutuse tegevused säiliksid uues asutuses ja et samas oleks tagatud teatud tegevuste läbipaistvus ja see, et siis nende tegevuste ühte asutusse viimisel ei tekiks huvide konflikti ohukohtasid. Nii. Maaelu Teadmuskeskuse struktuur ongi ühest sellest kohast lähtunud. Selle struktuuri ülesehitamisel lähtusime siis sellest, et 3 põhitegevust, kui need nüüd põhitegevust võiks kokku koondada niimoodi, oleksid jaotatud 3 erineva üksuse vahel. See on siis rohelistega toodud 3 asedirektori vahel. See on siis teadustegevused, labori- ja katsetegevused ja siis ettevõtluse ja innovatsioonitegevused, mis siis hõlmavad oma all just maaeluvõrgustiku tegevusi, innovatsiooni, nõuandeteenistust ja teadmussiirde tegevusi. Labori- ja katsetegevuste all on siis tänased PMK, laborit ja katsekeskused ja teaduse tegevuste all siis põhiosas tänased ETKi tegevused, osakonnad, pluss siis PMK mullastiku, agroökoloogia ja maamajanduse valdkonna tegevused. Praegune ETKi seemnekeskus hakkab samamoodi olema siin selle teadustegevuse üksuse all. Nii, siis nagu ütlesin, et kui täna on eraldi asutuses olnud sordiaretus ja seemnetootmine ja PMK poolel ja asutuses olnud siis seemne sertifitseerimised, kontrollid, sordi registreerimised ja majanduskatsed ja sordi säilimise kontrollid, siis kuidas need 2 erinevat tegevust viia ühte asutusse. Et nagu ma juba ütlesin, oli see koht meie ühinemise üks põhikriteeriume ehk kas ühes asutuses oleks tagatud nende tegevuste läbipaistvus ja kas, kui seal tekib huvide konflikt, kas see on võimalik siis maandada ja välistada ja kuidas me saame siis neid maandada. Selleks me tegime hästi suurt koostööd PTA-ga, Maaeluministeeriumiga ja lisaks tellisime siis advokaadibüroolt Valles ka õigusanalüüsi, mille käigus siis me jõudsime selle tõdemuseni, et jah, huvide konflikti ohukohad on just nende 2 tegevuse ja valdkonna osas, aga neid on võimalik teatud erinevate tegevustega maandada. Nende tegevuste kõige olulisem koht on struktuuriüksuste eraldatus. Ehk siis, et 3 eraldi struktuuriüksust, mis meil on
toodud siis see teaduse valdkond ning laborite ja katsekeskuste 2 eraldi asedirektori alla jaotamine. Sealjuures on siis piiratud direktori ja asedirektorite otsustusõigus, ehk siis direktor ei saa asutuse juhina teha otsuseid, mis puudutavad neid siin toodud huvide konflikti ohukohtade otsuseid. Ehk siis tema ei tee otsuseid, mis puudutavad seemne sertifitseerimise, registreerimise, seemnese kontrolli katsete ja laborite otsuseid ning selle vastu ei tee ka otsuseid, mis puudutavad sordiaretlust ja seemne tootmist. Nii. Lisaks on olulisel kohal territoriaalne jaotus, ehk siis nimetatud tegevused hakkavad toimuma Viljandi katsekeskuses, kus ei hakka toimuma niinimetatud teaduse katseid. Samuti hakkavad nad toimuma seemnekontrolli laboris, kus samamoodi ei teha siis teaduse tegevuse töid. Olulisel kohal on eelarvete eraldatus, ehk siis rahaline sõltumatus seemne ja sortide müügi ja aretuse ja katsete ja laborite osakondade vahel. Ehk need rahad ei hakka omavahel liikuma, mõlemad omatulud eelarved jäävad eraldatuks nende üksuste vahel. Nii eelarved kui siis finantstegevused. Nii. Olulisel kohal on pädevusjaotus, ehk siis osakondade põhiselt on ära jagatud isikupädevus ja välistatud nende isikute kattumine sertifitseerimistaotluste esitamise ja analüüsi teostamise raames. Andmetele ligipääs on piiratud, ehk siis dokumendiregistrites piiratakse ära isikute ligipääsud asutuse siseselt, erinevate üksuste ja teemasarjade kaupa. Ehk siis ütleme, ühe üksuse inimesed ei näe näiteks laborite ja katsekeskuste dokumendiregistrit. Olulisel kohal on akrediteeringute säilitamine. Laborid on rahvusvaheliselt akrediteeritud ISTA ja CPVO poolt ja tunnustatud riikliku referentslaborina. Et need akrediteeringud uuendatakse ja mõlemalt nendelt asutustelt on aasta alguses tehtud päringud ka võimaliku huvide konflikti tekkimise osas, milledelt tulid siis ühinemist heaks kiitvad vastused. Ja loomulikult see protsess akrediteeringute näol ka toimub edasi. Nii. Kõik selle õigusanalüüsi ja nende maandavate meetmetega seotud dokumendid lisatakse siis tulevase METK-i kodulehele, et kõik tootjad, kliendid, asjast huvitatud isikud saavad neid sealt vaadata. Me asutuse sees ehitame üles protsessid, mille kaudu me saame tagada selle info ja kogu nende tegevuste jätkumise ja jälgimise. Ja samuti hakkab asutuses üks inimene jälgima seda, et need ka aastate möödudes siis need protsessid ka toimiksid. Nii, selline kiire ülevaade. On teil küsimusi? Küsige julgelt. Jah, hiljem saate muidugi chatis ka küsida, et olen siin päeva lõpuni ja saan vastata. Ja loomulikult saate pöörduda siis oma kontaktide poole, kellega te olete varasemalt näiteks PMK-s ja ETKis suhelnud, et meiliaadressid meil küll muutuvad. Üks punkt, mida ma tahtsin veel korraks öelda, on see, et METK saab olema ETKi õigusjärglane, millele liidetakse PMK.
ehk siis nii ETKI kui BMK lepingud, õigused ja kohustused lähevad uuele asutusele üle. Et METKil saab olema praegune ETKI registrikood ja praeguse ETKI kontonumbrid, aga et selles mõttes nagu võib-olla mingeid väga suuri muudatusi klientidele hetkel siitpoolt ei tule, aga loomulikult me nendest muudatustest anname õigel ajal teada. Aitäh, ma saan aru, et Ilmar jätkab. Jaa, olen siin valmis jätkama. Soovin oma ettekande üles leida. Nii, kas see on näha nüüd teile? Ja on näha. Et mina annan siis lühikese ülevaate sorteväärtuse praegusest seisust ETKis ja siis tuleviku väljavaadetest juba siis METKis. Et kohe võib möönda, et nagu Barbi juba mainis, et on kahe asutuse liitmisel kavandanud, et kõik tegevused säilivad ja ei ole praegu ka oodata, et see tooks sorteväärtuses olulisi muudatusi. Et sorteväärtust tehakse siis praegu põhiliselt tegeva sorteväärtuse osakonnas, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on siis muidugi sorteväärtus, aga peale selle tegeleme algseemnekasvatusega, siis enda aretatud sortide seemnekasvatusega ja siis ka teeme kultuuride agrotehnilisi katseid ja jagame oma teadmisi põllumeestele. Et praegu on osakonnas 54 töötajat, neist 18 on siis teadustöötajad ja sordilehel on, nagu esimeses ettekandes juba mainitud, siis ligi 100 ETKI sorti. Et meie oma tegevuses lähtume praegu sorteväärtusprogrammist, mis on siis vastu võetud 10 aastaks 2020 ja 30. Ja selle peamine eesmärk on siis Eesti oludesse sobivate, muutuvate keskkonnatingimustega kohastunud ja turunõudlustele vastavate suurte sortide aretamine. Et me tegeleme päris paljude erinevate kultuuridega, siis enamike meie põldudel kasvatatavate põllukultuuride aretustega. Ja teraviljadest on meil siis oderkael, suvinisu, talinisu, talilukis praegu. Nii libikeeliste heintaimede valik, siis peatähelepanu on punasel ristikul lutsernil, aga siin on nimekirjas ka mitmeid teisi kultuure. Osadel neist meil ei ole aktiivset aretust, aga meil on olemas Jõgeval aretatud sordid, mille seemned me siis paljundame. Ja sama on kõrveliste heintaimedega, et Karjamaa raiheinal ja põld timutile on nagu peatähelepanu, aga on terve pikk nimekiri siis kõrveliste heintaimede liike, mille sordid meil on olemas tegeval. Siis kaunviljadest, erikultuuridest tegeleme talilüpsiga. Me taastasime siis vahepeal peatatud põldtoa ja põldherne aretuse, kuna nende kultuuride populaarsus siis on uuesti tõusnud. Vahepeal jäid omaherne kasvupinnad väga väikeseks ja loodame saada ka siis päris oma soa-oasorti. Siis hääletame kartulit ja köögiviljadest, tomatit ja aedernast. Et on juba sorteväärtusprogrammi koostamisel oli juttu siis võimalikest uutest kultuuridest, mille aretustega me võiks tegeleda. Ja kindlasti üks neist oleks talioder, mille ristamistega me oleme ka alustanud. Just seetõttu, et taliodra kasvupind on Eestis viimastel aastatel nii kiiresti kasvanud ja tundub ka, et see talioder jääbki meie põldudele püsima seekord. Varasematel aegadel, kui ta soodsamatel aastatel hakkas levima, siis karmimate talvedega jälle kadus peaaegu ära. Et ka talis peltast loodame saada oma sordi. Et siin on firmad on üles näidanud ka põlikanepi, kikerelne läätse vastu
et meil on nende kultuuridega katseid, agrotehnikakatseid, sortide katseid. Aga sordiaretuseni veel jõudnud ei ole, nii et nende taha võib praegu panna küsimärgi, et võimalik, et siis nende ja mõnede teiste kultuuridega veel hiljem hakkama tegelema. Nüüd siin oli juttu ka varasemas ettekandes, et seoses kliimamuutustega me vajame senisest kiiremini siis uutele tingimustele kohastunud sorte. Sordiaretus on pikk protsess, et siis aretust efektiivsemaks ja kiiremaks muuta, siis selleks me oleme nüüd rakendamas ka rea uusi meetodeid. Et siis üks meetod, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis professor Kollisti grupis ja mida me katsetame siis rahvusvahelise projekti Barista raames on siis lehtede gaasivahetuse hindamine. Et siis taimed siis vahetavad taimed hingavad teatavasti, aga siis kui on põuaperiood, siis nad sulgevad oma õhulõhed, gaasivahetus katkeb. Et ühest küljest aitab see taimedel siis kaitsta ennast põua eest, kuna siis ei eraldu ka vett nii palju taimedest, aga teisest küljest selle õhulõhede sulgemisega siis ka peatub praktiliselt taimede kasv. Et siis selle gaasivahetuse hindamisega üks eesmärk on siis leida selliseid siis enda genotüüpe, milles see õhulõhede sulgemine oleks optimaalne, et nad peaksid põuale vastu, aga siis jätkaksid ikkagi ka piisaval määral kasvu. Siis oleme põhjalikumalt hakanud hindama peale selles katses peale siis ilmastikutingimuste fikseerimist ka mullaniskust, et selleks on siis Pelko seade, mis suudab siis mullaniskust erinevatest sügavustest fikseerida, et saab hinnata, kui suures niisuguse puuduses taimed kasvavad. Nii üks meetod, mida siis aretuses oleme juba rakendunud ja loodame edaspidi siis veelgi aktiivsemalt rakendada markeraretus, et siis taime genoomis siis markerite abil on võimalik siis fikseerida või kindlaks teha siis kas teatud omaduse, eelkõige siis on tavaliselt tegemist mõne haiguse, resistentsuse, aga mõne haiguskindluse olemasolu või selle puudumist. Ja et see võimaldaks siis juba aretuse varases staadiumis hinnata, kas on siis uuel aretusmaterjalil seda omadust või ei ole ja siis soovitavate omadustega materjali kohe kiiresti välja valida. Et praegu oleme siin markeraretust kasutanud jahukaste hindamisel, on kartulihaiguste parandamisel, aga ka siis tomati ja taalinisu puhul. Nii, siis üks meetod, mille vastu me huvi tunneme ja millega meie biotehnoloogia osakond tegeleb, on täppisaretus. Täppisaretus tähendab siis tegelikult muudatuste tegemist, siis ikkagi kunstlikult taime genoomi, see tähendab sealt, et on võimalik siis taime genoomist siis mingid tükid välja lõigata ja midagi kasulikku asemele panna. Nüüd nagu sellest selgitusest nüüd aru saada, siis on tegemist GMO meetodiga, mida siis Euroopas käsitletakse kui GMO taimi ja mille kasvatamine põllul praegu ei ole lubatud, aga nüüd täppisaretuse puhul ei tooda sinna kultuuri sisse võõraid geeni, et me ei pane
tomatisse kalageeni või midagi sellist, vaid muudetakse siis genoomi sellisel määral, mida põhimõtteliselt saaks teha ka tavalise sootearetusega, et viia sinna näiteks mingeid haiguskindluse geene. Aga et täppisaretus võimaldaks seda siis teha tunduvalt kiiremini ja väiksemate ressursikuludega. Nii et laboris praegu saab selle meetodiga tegeleda ja me loodame seda, et selle meetodi abil aretatud sordid siis muutuvad tulevikus aktsepteeritavateks ka põldude kasvatamisel. Siis üks meetod, mis meile huvi pakub, on kiiraretus. Kiiraretus tähendaks siis mitme põlvkonna, võib-olla 3-4 põlvkonna, ütleme, taimede kasvatamist ühe aasta jooksul, see oleks siis kasvuhoones, et see võimaldaks siis oluliselt kiirendada sordiaretusprotsessi, aga nõuab siis kasvuhoone pinda ja spetsiaalselt siis tehnikat. Et seal siis püütakse taimed kasvatada üles võimalikult kiiresti ja koristada ära ka varakult enne küpsuse saamist ja kohe nad uuesti siis külvata jälle. Et samamoodi võimaldaks siis aretusprotsessi kiirendada siis topelthaploidide meetodi laiem kasutuselevõtt, et see haploidide meetod võimaldaks siis kiiresti saada ühtlast aretusmaterjali ühe aastaga, et tehakse siis taimed haploidseks ja siis muudetakse nad uuesti, suurendatakse nende haploidsust. Et teatavasti siis on sortidel ühtlikkuse nõuded, et sort peab olema homogeenne, ühtlane ja meil kulub tavaliste valikutega 5 aastat, et see sort saada ühtlaseks, siis haploidide meetodil oleks ta võimalus saada siis ühe aastaga põhimõtteliselt ühtlast materjali. Siis üks uus asi, mida me oleme veel proovinud praegu siis suvinisu projekti Nobel 5 raames, see on ka rahvusvaheline projekt. See on siis aretusmaterjali hindamine siis droonide või siis fenomobiiliga tehtud piltide analüüsi põhjal. Et siis fenomobiil on selline seadeldis, mis on siin pildil näha. Selle me oleme siis ise konstrueerinud siin Eestis, et millega saab siis katselappide vahel sõita, kus on fotoaparaat teaduti küljes, saab siis katselappe üksikult pildistada ja siis hiljem neid pilte analüüsida. Et drooniga pildistamine on tunduvalt kiirem, droonid on programm, mille abil siis droon suudab ise siis järjest selle katse läbi sõita ja teha siis katselappidest kõrgemalt pildid. Need pildid ei ole siis muidugi nii täpsed, aga võimaldavad siis üldisemat perspektiivset vaadet sellele põllule. Ja siis selgub, eks selle projekti lõpuks peaks selguma, kas ja millisel määral siis seda tehnikat oleks võimalik kasutada siis sordiaretus, et siin saab hinnata mitmeid omadusi. Kas praegu siis on nii kasvuaega lavandumist, aga ka siis võimsust taimede, värvust saab hinnata, kui kiiresti taimed hakkavad siis kollariks minema ja siis loodetavasti ka põuakindlust, võib-olla fotosünteesi aktiivsust. Nii, üks meie mõte veel või idee siis edaspidi siis efektiivsemaks taimede stressitaluvuse, parema siis stressitaluvusega sortide aretamiseks on siis rajada üks selline katseala. Nüüd see pilt, mis siin näha on, ei ole nüüd küll meie katseala pilt, aga põhimõtteliselt on plaanis ehitada siis samasugune ala, kus oleks siis nagu 3 erinevat välja. Üks oleks siis looduslik väli, nii nagu ta on, siis teine väli tuleks selline siis, kus saaks tekitada liitniiskuse ja kolmas siis oleks selline, mida saaks siis vihmade ajaks kinni katta siis selliste liikuvate
katustega ja kus saaks siis tekitada põuasala ja siis saaks sellele väljadel siis hinnata erineva aretusmaterjali vastupidavust siis nii põuale kui liigniiskusele ja siis loodetavasti valida välja siis parema stressitaluvusega taimede tüübid. Nii, nüüd peale selle aretusmeetodite kaasajastamise on siis instituudis toimunud ka väga aktiivne katsetehnika uuendamine, et meie katsetehnika, mis oli küll olemas, oli valdavalt siis üle 30 aasta vana. Viimastel aastatel oleme siis aktiivselt ostnud juurde uut katsetehnikat, see on siis kombaine, küülikuid, traktoreid. Et ka sel aastal on meil siis koos Põllumajandusuuringute Keskusega 1 miljon eurot uue katsetehnika soetamiseks. Et praeguseks on ka, ütleme, kõige olulisem osa sellest katsetehnikast on välja vahetatud. Et saame valdavalt töötada uue tehnikaga juba. Et peale katsetehnika on siis meil ka väga ulatuslik infrastruktuuri arendamise projekt, et võib öelda põhimõtteliselt on siis plaanis ehitada uus instituut ja vana siis maha lammutada. Ja siin on ka skeem, et see protsess on ka hoogsalt alanud ja praegu käib. Et on juba ehitatud uus aretuskeskus teraviljadele. Plaanis on ehitada siis aretuskeskus heintaimedele ja kartulile, köögiviljadele. Siis on praegu valmimas meil universaalhall, kuhu peaks tulema uus kuivati, ka siis hoidlasele uue tehnika jaoks ja ka tööruum, uus peahoone, kartulikelder ja järgmisel aastal peaks hakkama siis ka uute kasvuhoonete ehitamine. Et loodetavasti siis kokku 5-6 aastaga on enamik hooneid meil uuendatud. Juba on renoveeritud biotehnoloogia osakonna hoone praeguse seisuga. Ja siin on siis, ma usun, on juba enamus näinud meie uut aretuskeskust. Aga nüüd siis selle taha on siis kerkinud siis see uus universaalhall, kuhu peaks tulema siis kaasaegne ka siis seemneviljakuivati, mis siis loodetavasti võimaldab meile ka kvaliteetsemat seemnet toota, selle kiiremini ja puhtamalt ära kuivatada, korralikud tingimused uuele katsetehnikale ja ka tööruumid. Et see pilt on tehtud eile, et seal on ehitajate autosid praegu ees, et hall ise on valmis, aga käib praegu siis kuivati sisseseadmete monteerimine. Nii, et see oleks siis põhiliselt lühidalt kõik praeguse soodajatuse seisu ja tuleviku kohta minu poolt, et kui teha kokkuvõte, siis meil praegu jätkub aretustöö siis soodajatusprogrammis ette nähtud kultuuridega, toimub küllalt ulatuslik aretusmeetodite kaasajastamine ja siis ka infrastruktuuri ja katsetehnika uuendamine. Et tänan teid. Jõuame veel paar küsimust ka enne, kui lõunale lähme. Ma ise küsin kohe kiiresti siis jälle ära, et kas on näha ka sellist trendi heintaimede nagu nõudluses, et kui siin uus periood tuleb ja need uued kliimaeesmärgid ja vahekultuuride kasvatamine läheb aina populaarsemaks, et kas on nagu näha ka juba praegu sellist kasvutrendi selles vallas? Nüüd vahekultuuri on hakatud küll rohkem kasvatama, te mainisite vahekultuure, et meil on ka üks teadur Merili Toom, kes vahekultuuridega tegeleb nende katsetamisega. Aga nüüd vahekultuuridena ei kasvatata nii palju mitte heast heintaimi, aga on mitmed kultuurid
on ka näiteks teraviljadest on kaelõpis, eks ole, võimalik kasvatada, aga on tulnud põldsinepit. Põldsinep on osutunud efektiivseks. Kasutatakse ka hernest, kuigi selle nüüd seeme ei tule väga odav. Tunduvad odavam on likiseeme, aga on tulnud ka selliseid uusi kultuure, mida meil nagu ei kasvatatagi põllukultuuridena. Näiteks on olnud päris heaks vahekultuuriks kesarevis, mida meil põllukultuurina ei kasvatata. Et vahekultuurides kasvatatakse siis enamasti on soovitatud segud, aga see on omaette uurimisteema. Küll siiani me spetsiaalselt vahekultuure ei areta. Selge, aitäh.